Paikprojekt on mõeldamatu ilma perearstide ja pereõdedeta. Viljandi perearstid Helve Kansi ja Marie Metsur-Pensel on juba päris alguses saadik olnud teenuse juures, andnud kogu projekti aastate jooksul väärtuslikku panust ja häid ideid. Palun. Tere päevast kõigile. Ma arvan, et tegelikult ma isegi peaksin olema, sest kõik minu see ettekande materjal on juba eelnevalt ära räägitud, aga ma kordan seda kõike. Mina olen siis perearst Helve Kansi Viljandist. Mina olen mujalt pärit, aga ma praegu olen Viljandis. Ja ma olen töötanud selles ametis 20 aastat. Ja olen näinud tegelikult, kuidas on aegade jooksul muutunud patsient Martale osutatav esmane arstiabi. Kuna ma olen nii kaua töötanud, siis mulle meeldib väga ajaloost rääkida. Jaoskonnaarstide ajal olid patsientide võimalused abi saamiseks järgmised. Varahommikul tuli minna polikliiniku registratuuri järjekorda, et saada jaoskonnaarsti vastuvõtule number. Olenes, millal arsti vastuvõtt sel päeval oli. Õhtusele vastuvõttele pääsedes määrati analüüsid, mida sai anda järgmisel hommikul. Analüüsi vastuste ja sellele järgneva ravi saamiseks oli tagasi kutsutud arstile järgmiseks hommikuks. Patsient sai abi vaevuste tekkest ülejärgmisel päeval. Ja põiepõletikuga võis olla patsiendile päris piinarikas. Selle järgselt tuli 30 aastat tagasi perearsti mõiste. Ja 1998. aastal oli siis aeg, kus perearst pidi olema sisuliselt 24/7 kättesaadav. Martad tulid arstidele koju ka nädalavahetuseti, kui tekkis mõni probleem. Erakorralisse vastuvõttu julgenud patsiendid alati minna, sest küsiti, miks pole enne perearsti poole pöördunud. Oli teadmine, et EMO-sse võetakse jutule ainult perearsti saatekirjaga. Samas oli ikkagi patsientidel võimalik pöörduda vahetult perearsti poole, registratuuri väga palju enam vahel ei olnud ja inimene sai kohe pereaega kontakti võttes koha peal analüüse anda ja samas määrati ka ravi. Kontakt oli muutunud kiireks ja vahetuks. Oli ka selline aeg, kus hooldustöötajate poolt tuli surve perearstile saata üksikuid vanainimesi haiglasse, kui ilmnesid sotsiaalsed raskused. Haiglad aga põrgatasid tagasi ka tõsisemate terviseprobleemidega, viidates eelkõige hoolduse vajadusele. Ja perearstid olid siis kõige selle vahel ja süüdi saamatuses patsiente aidata, sest puudusid vastutusalade kokkulepped erinevate tervishoiuteenuste ja sotsiaalhoolekande osutajate vahel. Ja kui midagi muud üle jäänud, siis alati oli võimalus kõik delegeerida perearstile. Kui eriarstil aega nappis, saatis ta enda määratud ravimite retseptide saamiseks perearsti juurde. Kui eriarstil tekkis mõte, et patsienti võiks konsulteerida veel mõne eriarstiga, siis saatis saatekirja saamiseks perearstile. Kirjeldatud töötamise moodused ei soosinud aga ei patsiente ega ka arste endeid, sest kui teenuse osutajad põlevad läbi, siis pole ju jaksu ka teisi aidata. Oluline on, et patsienti aitaks vajamineva valdkonna pädevaim spetsialist. Ja nüüd selle möödunud 30 aasta jooksul on meil kogunenud hulganisti kogemusi, et võiks saada teha selgepiirilised kokkulepped erinevate teenuse osutajate vahel. Iseenesest võiks see asi olla väga lihtne. Raskeid haigeid ravitakse haiglas, kergemaid ambulatoorselt ja tavaliselt siis perearsti juures. Kui perearst ei tunne end pädevalt, küsib nõu erialaarstilt. Kui patsient vajab sotsiaalhooldekande teenuseid, siis seda pakuvad vastava eriala spetsialistid. Iga osapool aitab patsiendi kättpidi järgmise vajaliku abipakkuja juurde, et inimene ei peaks ise tundmatus rägastikus ekslema. Iga osapool edastab ise ka oma nõuanded ja edasised juhised patsiendile, et ei katkeks ravi järjepidevus. Ühe näitena lihtsalt välditakse olukordi, kus patsient väljub reedel haiglast ilma retseptideta ja vahele jääb terve nädalavahetus ilma õigete ravimiteta.
Kõige sagedamini on tõesti patsiendid harjunud oma muredega pöörduma perearsti ja pereõe poole. Abistada tuleb igal juhul. Iseasi, kas alati on oskusi, võimekust, pädevust ja kas on häid koostööpartnereid, kuhu hätta jäädes edasi suunata. Esmatasandi enda töö on aja jooksul aga ka muutunud. Kui 20 aastat tagasi käisid vastuvõtul sellised patsiendid, kes siis hommikul kell 6 oli õnnestunud saada number arsti vastuvõtule, siis praeguseks toimub perearstidel töö ikkagi oma kindla nimistuga. Ja seda nüüd ka puudutas doktor Diana Ingerainen, mis siis meie juures toimub, et ei oleks selline rööprahklemine, vaid ikkagi patsientidele pakkuda oma võimaluste piires võimalikult parimat abi. Töönimistuga see tegelikult on nagu pigem ennetamine, mitte siis juba tekkinud tulekahju kustutamine. Perearst ja pereõde teavad oma patsiente sageli sünnist saadik, aidates ka vanemaid ja vanevanemaid, nii et perekonniti oldakse siis ka ühe perearsti nimistus. 2006. aastal tekkis perearstide kvaliteedisüsteem. Selliste tegevuste tarbeks nagu krooniliste haigete järjepidev jälgimine, et siis jälgitavateks haigusteks said kõigepealt kõrgvererõhutõbi, diabeet, müokardiinfarkt, hüpotüreoos ja samuti ka imikute ja väikelaste jälgimine järjepidevalt, mis sisaldab siis kalenderplaani alusel vaktsineerimisi nakkushaiguste vältimiseks ja laste reeglipäraseid profülaktilisi läbivaatusi. Kvaliteetne, aga ka väga kaval perearst teab, et tehes vähemalt kord aastas oma nimistu patsientidel vastavad analüüsid, läbivaatuse ja raviplaanide ülevaatuse on palju lihtsam toimetada, kui ravida siis untsu läinud haigete tüsistusi. Ja siin oli siis eelnevalt juttu tõesti sellest riskipõhisest ravijuhtimise projektist, kuna 2015. aastal avaldati siis Eesti Haigekassa ja Maailmapanga analüüs, mille nimetus oli siis ravi terviklik käsitlus ja osapoolte koostöö Eesti tervishoiusüsteemis ja selle alusel siis tekkis riskipõhine ravijuhtimise projekt Maailmapanga mudelil, et see tegelikult sisaldas sellist väikest või isegi suurt mõttemalli muutust. Patsiendi motiveerimiseks ravi ja elustiili muutusi järgida on tema enda soovid ja vajadused. No näiteks minu enda nimistus oli üks ülekaaluline astmahaige naine, kes ei tarvitanud astmaravimeid regulaarselt. Ma igal vastuvõtul noomisin teda, ütlesin talle, et rohtu tuleb võtta. Kui tal ilmselt ei tekkinud ikkagi mingeid seoseid halva enesetunde ja astmarohtude mittetarvitamise vahel. Kui esitasin küsimuse, mida ta tahaks, et tema elus oleks paremini, siis oli tal küll ruttu vastus valmis, et tahaks jõuda ka aias peenraid teha, mitte ainult hingeldada seal niisama. Kummaline küll, aga alles nüüd selgitades tekkisid tal õiged seosed. Sellest projektist tuli ka välja, et kuigi eestlane pole harjunud endale eesmärke seadma, siis seda tahtsid küll patsiendid sageli, et enesetunne oleks ikkagi hea, et haigused ei süveneks, et kas või see samane infarkt ei korduks. Ja see andis tegelikult väga palju ainet motiveerimaks inimesi, et tarvitada statiine, loobuma suitsust, liikuma rohkem, sööma tervislikult ja nii edasi ja nii edasi. Ja need perearstid, kes on kavalad, need on nüüd liitunud selle riskipatsientide ravijuhtimise projektiga, on sellega ennast kurssi viinud. Ja siin ikkagi muutub arstil endal, pereõel ja patsientidel selline mõttemall ning selle kaudu on võimalik tegelikult patsiente panna rohkem panustama oma tervisesse. Võiks ära mainida ka veel, mis meil on head, et meil on ka Jämesoole vähi screening on hästi käima läinud. See on jälle ennetusprogramm, mis saab alguse siis perearsti juurest. Lihtsa analüüsi alusel saab välja skriinitud patsiendid, keda saab kiiresti saata sõelkoloskoopiale ja vajadusel rakendada vajaminevat ravi.
et selles sõeluuringus on 60–69-aastased ravikindlustatud mehed ja naised ja seda siis korratakse iga 2 aasta tagant. Ja jällegi, kavalad perearstid teavad, et kui sihtgrupp korralikult läbi sõeluda, siis ei kulu tulevikus jämesoole vähiga patsientide peale aega ja energiat, sest ennetavalt on üles leitud ja ravitud ka vähieelsed seisundid. Mis seisus aga on siis see perearstide seltskond, kelle poole patsiendid kõige sagedamini pöörduvad? Siin on nüüd näha siis perearstide keskmine vanus aastal 2000 ja ega see seis nagu väga hea tõesti ei ole. Rahvastik meil väheneb, aga väheneb ka perearstide arv. Ja see vanus, perearstide vanus ka kasvab. Siiani on Viljandi maakonnas olnud perearstidega kaetus olnud enam-vähem, kuid mõne viimase aastaga on ikkagi olukord meie äärealadel muutunud. Kui perearst läheb välja teenitud pensionile Viljandimaal Läti piiri äärest, siis uut arsti sinna leida on ääretult keeruline, kui mitte võimatu. Noored perearstid ei taha nii kaugele nimistut võtta ja patsientidel ei olegi jäänud muud üle, kui nüüd meie juurde siis 40 kilomeetri kaugusele Viljandi linna perearsti juurde hakata käima. Ja siin väga oluliseks muutubki patsientide arsti vastuvõtule siirdumise toetamine ka kohalike omavalitsuste poolt. Ka elanikkond vananeb, kuna noored suunduvad suurematesse linnadesse õppima ja tööle ega tule enam tagasi kodukohta. Maakonnas suureneb, mitte ainult Viljandi maakonnas, maakondades suureneb multimorbiidsete haigustega inimeste protsent, mis seab üha suuremaid väljakutseid meditsiinile. Üha rohkem käib meil vastuvõtul vanureid, kes tulevad üksi, kuna lapsed ja nooremad sugulased on kolinud välismaale, pealinna või teistesse suurematesse linnadesse. Sageli on vastuvõtule tulemine raskendatud liikumisraskuste, transpordivahendi puudumise või ka lihtsalt halbade ilmastikuolude tõttu. Suures linnas tiheda ühistranspordi olemasolul ei oleks sellised tegurid üldse probleemiks, kuid maakondades puututakse just niisuguste takistustega kokku. Sageli ei oska vanemad inimesed kanda edasi oma probleeme arstile ja kuna elavad üksi, siis tegelikult ei näe keegi, kuidas nad seal hakkama saavad või mida nad teevad. Oleks vaja kontakteeruda omastega, kuid meedikutel ei ole selleks ressurssi. Väga tähtis on toetav võrgustik sotsiaaltöötaja poolt, kes siis oleksid abiks sotsiaalsete vajaduste märkamisel ja täitmisel. Arstid võivad ükskõik kui head raviplaanid koostada, teha parima kvaliteediga operatsioonid, kuid kui patsient ei saa ravimeid osta, ei ole meeles neid regulaarselt võtta, siis ei ole neist raviplaanidest ega muudest pingutustest mitte mingit kasu ja patsiendid satuvad ikka erakorralisse abisse. Vähem tähtis ei ole patsiendile ka soe tuba ja toidu olemasolu, mille puudumisel taas varisevad kokku suured saavutused nii haiglas kui ambulatoorselt. Et patsient ei peaks saabuma koju, kus ei ole midagi süüa ja tuba on külm, kui saab välja haiglast. Juba haigla sotsiaaltöötaja saaks ju ka ette mõelda, et vältida antud olukorda, korraldada vajaminevad abivahendid ja samuti broneerida perearsti või eriarsti konsultatsioonide ajad. Me ammu igatseme koostöö paranemist sotsiaalsfääriga ja selle kontakti loomise lihtsustumist. Hetkel on erinevaid telefoninumbreid olnud ja asutusi, kuhu pöörduda ja perearstid ei leia seda õiget vajaminevat spetsialisti, kes oskaks kõige paremini aidata, kui arst või õde on märganud vajadusi, mida nad ei suuda lahendada. Olgu siis probleemiks vanur, kes elab üksi ja ei saa hakkama enam igapäevatoimetustega ega ravimite võtmisega, või siis lapsevanem, kes ei oska lapse eest hoolitseda ega pöördu ka lapsega õigel ajal tervisekontrolli. Neid muresid on veel ja veel, mida me märkame, kuid me ei ole võimelised lahendama ilma vajalike spetsialistidega nagu lastekaitsetöötajad, koduhooldajad, sotsiaaltöötajad ja nii edasi. Ja meedikutel peabki olema üks kontakt, kelle poole pöörduda, kui on vaja. Et see oleks siis selline spetsialist, kes teab, kes ja kus milliseid sotsiaalseid probleeme saab lahendada. Nii nagu on praegu perearst esmaseks pöördumise kohaks, kui patsient vajab arstiabi.
Meditsiinis on perearst praegu täiesti võtmeisikuks, kes siis aitab inimest, määrab talle parima ravi ja kui ei oska ise seda teha, siis korraldab, et patsient oleks õigel ajal õige arsti juures. Eestis on selleks väga heaks vahendiks e-konsultatsioon, mis aitab saada lahenduse patsiendi probleemile just nii kiiresti, nagu see just selle inimese jaoks vajalik on. Samuti aitab elimineerida mittevajalikud eriarstile pöördumised, mis takistab tõeliste abivajajate pääsemise vajaliku eriarsti juurde. Perearstile on see väga hea abivahend nõu saamiseks, kuna jääb ära telefoni otsas kõõlumine ja tagaajamine situatsioonis, kus eriarsti on raske tabada. Tehes eelnevalt patsiendile vastavad uuringud ja analüüsid, saab sageli perearstile endale ka selgeks inimese olukord paremini ja nii mõnigi e-konsultatsioon võib isegi ära jääda just selle põhjaliku ettevalmistuse tõttu. Tavalised saatekirjad toimivad siiski aeg-ajalt piletina, kus patsiendi seisundisse pole eriti süvenetud. E-konsultatsiooni kogemusega eriarstid on ise ka rahul sellise e-lahendusega, kuna perearsti koostatud e-konsultatsiooni saatekirjad on kvaliteetsemad ja põhjalikumad kui tavaliste konsultatsioonide saatekirjad. Samuti on eriarstil aega süveneda patsiendi materjalidesse selleks ette nähtud ajal. Telefoniga küsitud küsimused sajavad sisse ju ootamatult. Eriarst annab meile digitaalse vastuse, mida peab õigeks patsiendiga teha ja kui kiiresti on vaja sekkuda. Koroonast tingitud eriolukorra ajal õigustas e-konsultatsioon end igati. Liikusid patsientide andmed, sai vältida inimkontakti, aga inimesed ei jäänud abita. Eelkirjeldatud häid lahendusi on vaja nüüd esmatasandis toetada. Ma olen ju perearst, ma räägin ju enda vaatevinklist. Head raviskeemid ja plaanid ei toimi, kui patsient ei saa endaga kodus hakkama ja perearst ning pereõde ei tea, kelle poole täpselt antud probleemidega pöörduda. Esmatasandi vaates oleks esiteks väga suureks abiks võimalikult mugavad kontaktid integreerumaks sotsiaalsfääriga. Üks uks, mis suunab sotsiaalsfääri spetsialistide juurde. Ja teiseks, kuna eriarstide vastuvõtud vahel võivad jääda järjekordade tõttu kättesaamatuteks ja patsient kaob ära, millest rääkis ka doktor Ingerainen, siis eriarstidelt nõu saamiseks on uks eriarstiabisse e-konsultatsioon selleks, et patsient oleks just õigel ajal ja õige arsti juures. Me igatseme ammu juba enda töölauale kõikidele osapooltele nähtavat suhtlusplatvormi, et ravimid oleks Marta haiguslugu avades kohe selged, näha oleks plaanid, mis teoksil ja mis on tegevuse eesmärgid. Paikprojekti raames kasutatud platvorm Teleskoop on valminud ja muidugi ta on toonud välja kitsaskohad, kuna täitjatel tuleb sissekandeid dubleerida nii Teleskoobis kui oma töölaual sissekandeid tehes. Aga siit on võimalik palju edasi minna, et tekiks mugavalt hallatav koostööplatvorm ja on ju kuulda, et neid juba ka arendatakse. Ja siis lõpuks ma panen sellise pildi, et me teame, et selline 9-pealine kutsikakari võib olla väga kaootiline ja raskesti juhitav. Ja nüüd Martaga tegelejatel tuleb aga vaadata siiski ühes suunas ja tegutseda sihipäraselt, nii nagu on siin piltnik suutnud vaatama panna need kutsikad. Et ma loodan, et projekti raames me vaatame ühes suunas ja oleme saanud nagu sellise kogemuse, millega saab ainult paremaks minna. Ma tänan!